Tere sõbrad! Keskpäev siin Hispaanias ja kuna ei ole päris pikka aega kõnelenud sinuga, sõber, siis miks mitte seda teha. Veebruari algus ja jahedekaad, mis oli siin viimased 2 nädalat umbes, tundub mööda olevat saanud ja taas päike särab taevas ja temperatuur on hinnanguliselt ikka 20+ ja ööd on jahedad muidugi, hinnanguliselt kuskil isegi 7-8 kraadi on siis öötundidel, aga päeval taastub jälle klassikaline Põhjamaa suvi. Mis ma räägin täna, sõber? Tundub, et rääkida ei ole ju tegelikult mitte millestki muust kui sellest, mis nii ehk naa meie meeli, eriti eestlaste meeli, hoiab ärkvel ja ärevil. Oled kuulnud sellist väljendit nagu planeetide paraad? See on hea kujund. See on mind alati inspireerinud nagu väga palju kujund keelest. On mulle väga oluline mõistmaks olemise seaduspärasusi. Planeetide paraad. Planeetide paraadi võib käsitleda ka täpselt samamoodi sündmuste paraadina. Sündmused, mis kuhjuvad ühemõtteliselt mingisugusesse jadasse ja moodustavad kujundi. Me näeme, mis toimub. Me näeme, et samm-sammult suundub kõik, mis meie ümber toimub, ühte väravasse. Ja selle värava nimi on halastamatu, purustav, reaalne sõda, mis jõuab iga inimese koduhoovini, elutoani, sinu päeva keskmesse, nii ehk naa. Meie, kes me esindame seda põlvkonda, kes me oleme juba halvvead, nagu näha, oleme ju selle ideega mänginud lapsest saadik. Oleme üles kasvanud selle nii-öelda külma sõja ajastul, kes hakkavad teavitama elu ja ümbritsevat ühiskonda alates 60-ndatest, 70-ndatest, 80-ndatest. Ja see on kogemuse osa. Ka see põlvkond, neid on jäänud väga vähe, aga nad on siiski olemas, kelle isiklik, kognitiivne mälupagas ulatub veel kaugemale. Minu vanemad on mõlemad elus ja neil on siitsaandik hea mälu ja analüütiline mõistus. Isaga ma räägin tihti nendel teemadel ja tema on, nagu ma tema poole tihti pöördun, Pätsi-aegne poiss ja väga ärksa meelega ja tähelepanelik vanahärra, kes mäletab väga hästi Saksa okupatsiooni aegu, väga hästi mäletab detailideni ja analüüsib teda ja kõiki järgnevaid ajastuid kuni praeguseni välja. Planeetide paraad, sündmuste ahel. Planeetide paraad, muideks, juhtumisi allub korduvuse mustrile. Korduvuse muster. Kui sa hästi meenutad, ma ei kavatse nendesse detailidesse laskuda spetsiifiliselt, vaid nii-öelda pindmiselt. Sa mäletad koroona afääri, jah, ma nimetan teda afääriks, afääri keskmes kuskil kohas nende kulminatiivsete kuude keskel, neid oli päris palju, toimub üks taevalaotuses meie siis lähiuniversumis
mingisugune astroloogia keeles on see vist mingi ascendent, kus kohas kaks suurt planeeti Jupiter ja Saturn nii-öelda kattuvad ja siit meie poolt, altpoolt siit lapikult maalt vaadelduna, jah, maa on tõesti lapik, aga see ei ole tänane teema, lapikult maalt vaadelduna nad nii-öelda kattusid. Ja eelmine selline protsess on täiesti selgelt matemaatiliselt ära tõestatud, leidis aset, kas see oli 800 aastat tagasi või 400, vahet ei ole. Need korduvad, see on korduvuse sündroom. Nii et meil ei ole mingit põhjust mängida sinisilmsed koolitüdrukut ja loota, et kõik see, mis praegu formeerub, et see peaks meist mööda minema. Nüüd on küsimus selles, kuidas mina selle kõigega suhestun. Ma räägin sinuga siit kaugelt Hispaaniast. Miks ma räägin? Ma räägin sellepärast, et mulle läheb tegelikult korda sinu saatus. Me oleme naisega siin kaugel, turvalisel ja rahulikul maal Hispaanias, Vahemere rannikul, elanud nüüd üle 5 aasta meie kahekesti koos. Ja see on siin elanud nüüdseks juba 10 aastat. Ja see on meie kodumaa. See on ka minu kodumaa. Terminites peaks olema inimene küllaltki täpne. Ja ma üritan olla täpne. Kodumaa on see, kus sa ärkad, kus on su kodu. Kus on kõik see, mis koduga seondub. Siin on su tegevus. Siin on su sõiduk või sõidukid. Jalgratas on ka sõiduk. Mu jalgratas on siin, ma sõidan taga. Sõiduauto on siin, kodu on siin. Ja kõik sellega seondub. See moodustab kodumaa. Seda käsitletakse küllaltki tendentslikult tänapäeval. Aetakse segi sellised terminid nagu kodumaa, isamaa. Need on need 2 põhilist. Segatakse ära kodumaa ja isamaa. Kus on sinu kodumaa? Ma eeldan, et sinu kodumaa on tõesti Eesti Vabariigi territooriumil, sest sa elad seal, sa ärkad seal oma kodus. Isamaa tõenäoliselt on seal samas. Minu isamaa on jah, see jääb muutumatuks. Ma ei räägi ainult päris enda nimel ja ainult endast lähtuvalt, kuna ma olen seega väga tihedalt seotud. Meid seob ikka see liides, mis seob meest ja naist. Me oleme mõttekaaslased, usukaaslased, vaimsed kaaslased, elukaaslased. Ja me armastame teineteist. Ja see on kõige olulisem. Armastusliide. Armastame ka oma kodumaad. Me võime iga kell öelda, et me armastame Hispaaniat. See maa on tõesti seda väärt. See maa ei ole kunagi, mitte kunagi, pööranud meie poole tagumikuga. Ehk näidanud eesti keeles perset meile, mitte üheski olukorras. Ja see on kummastav. Eesti käne, Eesti isamaa ja kodumaa on näidanud piisavalt palju ühemõtteliselt seda märki. Ma usun, et nüüd paljud lahkuvad selle video jälgimise juurest ja head teed teile. Nüüd ma räägin nende inimestega edasi, kes saavad aru, millest ma räägin. Kui kodumaa, mis on ka ühtlasi riik, antud juhul Eesti Vabariik, ühemõtteliselt on sulle näidanud korduvalt ja korduvalt seda märki, siis kaua sa ülistad seda,
territooriumit, mis sisaldab ka sinu isamaad, mis on tõesti püha. See on pühadus, mille ümber ei ole mõtet arutleda, sellepärast et see on demagoogia. Isamaa on üks ja monoliitne koht. Ta on vaimne koht eelkõige, mitte füüsiline. Enamjaolt on ta ka muidugi füüsiline, aga eelkõige on ta vaimne. Kodumaa on liikuv väärtus, muutuv väärtus. Nende sündmuste raames ehk sündmuste paraad, ehk planeetide paraad, mis on toonud kätte selle seisundi, kus me oleme, kus sõda on koduväravas. Julgustan ma sind, sõber, kes sa nüüd oled jäänud veel kuulama seda mu mõtte lõnga. Julgustan, vaatame üle oma võimalused. Ja ära esimese hooga ütle, et mul ei ole neid võimalusi. Kahtlematult inimene, kellel puudub absoluutselt omand, on natukene keerulisem olukord. Aga kui sul või sinu perel on omand, mis on määratletav siis kinnise asjana, on see korter, on see maja, mida iganes, kinnise asi, millel on rahaline väärtus, mis maksab määratud raha, mida on võimalik müüa, mis on vaba. Kaasa arvatud ka siis, kui see on panga omanduses, mis on kõige levinum vorm. Seda on võimalik müüa ja vabaneda sellest sellest objektist, mida sa maksad siis veel palju aastaid või aastakümneid. Sulle kuulub üks osa sellest, ükskõik kui palju seda siis on sisse makstud ja milline on see, kuna kinnisvara teadupärast on niisugune kummaline elav organism, mille hind kogu aeg kasvab. Et see on niisugune huvitav protsess. Kui sa omad midagi, siis ma julgustan sind, kui sa mängid selle mõttega, mis saab, kas tuleks lahkuda Eestist ja kuhu. Ma julgustan sind seda mõtet edasi jõuliselt töötlemaks, arutlemaks oma lähedastega ja mitte mängima sellega ainult kui fantaasiaga. Sest lahkuvad 100 000 Eesti Vabariigist lähiajal. Suur osa lahkujatest moodustab pagejate mass, kes pagevad sellises olukorras, kus kohas on hilja enam kalkuleerida, mis jääb maa, mida ma saan kaasa haarata. Need on pagejad, see on kaos. Täna ei ole veel kaos vallandunud. Täna ei ole ka juriidilisi takistusi mingisuguseid, mis takistaks lahkumast Eesti Vabariigist, ükskõik kus suunas. Ja loomulikult ma seon need asjad kokku sellesse, mida ma olen kogu aeg edastanud. Minu koduks on Hispaania. Julgen öelda, et tõeliselt tõotatud maa. Siin on hea elada. Kõik elukondlikud, peamised aspektid on siin esindatud väga positiivses võtmes. Elujärg ja elatustase ja ütleme tarbimisindeks, oleks nüüd see õige määratlus, on ligilähedane Eestile ja kohati ilmselt odavam. Kinnisvara. Oi, siia saabus üks suurepärane koer. Üks tore sõbralik koer saabus.